Tere, minu nimi on Kirell ja tere tulemast uute videosse ja head uut aastat. Täna on meil 2. jaanuar. Talvekas on siin ja eelmises videos ma rääkisin, et Vitalik ostis endale 136 € eest talveka. Voilà. Ma midagi rohkem hetkel ei räägi, aga pärast näete, jooksvalt ka võib olla. Siin otse Saksamaalt 136 €, ei 46 kompakt. Praegu Vitalik paneb sellise tüki alla. See on Magnus Fab, ehk siis Magnuse tehtud Lockheedi vahetaptrid, ehk siis rattad hakkavad keeravad siis võib-olla umbes täpselt nii palju keeravadki, natukene vähem. Seda on lihtsalt vaja talveks, suveks, kogu aeg. Mina, aga kuna minul on, tegelikult on ta sõidu valmis, kõik on nagu tipp-top, vaatame korra, mis me tegime siis vahepeal. Kuna me käisime detsembri alguses, milles ma videot teinud, käisime sõitmas Raassillas, vettriftil, Vitalik käis oma driftikaga, mina käisin talvekaga, räigelt lõbus oli. Ja teate, Lockheed Street Class, see on Street Classi auto põhimõtteliselt, on ikka päris äge. Praegu seisavad siin lihtsalt suverehvid, need me täna siis vahetame. Ma nüüd ei tea, kuna see on, me oleme Kosele, seal on kas just palju jääd, aga midagi seal kindlasti on. Ja ma ei tea, mis rehvidega minna. Arvata hästi ette, ma panen Michelinit, kõik teavad, et Michelin on nagu top notch. Aga mis ma taha panen? Taha ma arvatavasti panen mingi korralikud naastud, aga mitte Michelinit, sest Michelinist on kahju. Aga Michelinit võtan kaasa. Sest kui me jõuame hommikul ja seal kannab või nagu hea jää, siis võib Michelinidega minna. Aga kui seal hakkab mulda välja tulema, siis ma tapan Michelinid ära. Natukene korra mõtlen. Aga vahetasin ukse ära. Eelmisest aastast olid ka tagatuled katki. Uus tagatuli, tegelikult on peegel olemas. Aga siin on esiuks on ikka veel mõlkis. See seisab, polegi mitte midagi teinud sellega. Ma arvan, et siin võib olla juba pahandused, me siin oletame mingid asju. Aga selleni me jõuame. Ma arvan, et umbes veebruarist hakkame pingsalt pihta sellega, et olla hooajaks valmis. Mis ja kuidas see hooaeg üldse välja tuleb, pole õrna aimagi. Aga tänane plaan on minu poolt vähemalt panna mingid suvalised amordid ette, et sai eile öösel 30 € ostetud. Siin on küll võib-olla mingi pahandus, kui ma vaatan seda kohta siin. Aga tegelikult tuugipatjade pärast saidki need ostetud, sest seal on mul koilid, ta on räigelt madal. Ma arvan, et siit on näha. Ta on talveks räigelt madal. Ja ei, see ei ole minu lekke, siin oli üks teine auto, mis lekkis. Ma arvan, et tavalise amordiga oleks parem, eriti jäärajal. Jah, kui me tahaks käia näiteks mingi vettriftil või asjadel, siis natukene ujuv auto võib olla, aga alati saab ühe vedru ära lõigata või saab madaldusvedrut panna, sest jah, koilidega lihtsalt ei kannata, ta on nagu niivõrd madal, et ma kardan, et ma jätan karteri kuhugi. Jah, võib karteri kaitsme panna, aga lihtsam on vahetada amordid ära. Ja lisaks seal on tugipadjad on otsas, reaalselt otsas, sest ma ei tea, praegu me ei hakka käima panema, aga võib-olla pärast ma näitan teile, siis kui ma need ära võtan, sest seal käib nagu kring, plin, mingid siuksed asjad. Nii, aga alustame tasapisi. Näete, kus ma olen ja tassid, puusled, hunnikus kilesi, seal. Ja ei olegi minu kodus tehtud video, et kui me Vitaliku autot tegime, siis me tegime ju minu kodus, aga praegu me ei ole siin. See tähendab, mida trükipunkt on olemas nüüd siuke asi, trüki.oü. Facebookis on trükipunkt, Instagramis on trükipunkt, igal pool. Ühesõnaga, ma nüüd otsustasin, ma tegin oma ettevõtte ja teengi põhiliselt kleepse kiled, tassid, puusled,
pusasi saab ka, see on küll kulunud ja see on mingi minu vana pusa. Issand, kui kulunud see on. Mõelgi 5 aastat pidas vastu. Ja mul tekkisid kassid, kellele väga meeldis see kile. Siuke kleeps ja väike tellimus. Ehk siis suure tõenäosusega hooajal 2026 on siis peatoetajaks Trükipunkt, AKZ Motors ja vaatame, kes kus veel. Hetkel veel midagi ei tea. Ja kui sul on vaja kleepse, taisse, mütse, särke, puslesi, mingit fänni-nänni, siis minu käest saab mine kohe Facebooki, mine kohe Instagrami ja vajuta follow sinna, sest see räigelt aitab mind kaasa. Ja kui te tahate näha, kuidas ma näiteks siin tööd teen, siis te võite mulle kommentaarides teada anda ja ma teen mingi video sellest, kuidas, mis ja kuidas see käib. Trükipunkt. Nüüd äkki mingi tund aega hiljem ma lõpuks tulen siia poolele. Vitalikul on ka siin üks pool juba peaaegu äkki valmis. Tundub, et on teine pool. Siit oli vaja natukene ära lestida. Minu meelest ma rääkisin eelmine aasta ka enda videos sellest. Või enda autot, kui me valmistasime. Ja lisaks siit on vaja üks seint ära lõigata. Seega jätkame nüüd selle poolega. Ja Vitalikule varsti tuuakse differ. Siis on vaja see kinni keevitada veel. Ma pole kursis, mis kellgi on. Aga kell on alles 6. Küll jõuame. Nagu öeldakse mingi 7 hours later, aga amordid on olemas. Ma ei tea, kui kõrged on, ma ei tea mitte midagi selle kohta, kindlasti oleks normaalses maailmas vaja teha sillast end, täna ei jõua. Aga käisin, vaatasin talvereffe ja ma unustasin ära, et viimane sõit oli siuke so-so. Ja siis mul on 2 head reffi, 2 siukest juba kulunud. Kui võrdleme, siis siin on mõned naelad on puudu, näiteks siin ja kuskil märgin veel siin. Omajagu, siin ja siin, väga palju. Samas ma näen, et need, mis olid ees, siin pole nael otseselt väljagi tulnud, mis on igati loogiline. Aga need, mis taga on, siis ma proovin teile külje pealt siit näidata kuidagi. Et on näha, et see nael on päris palju ees. Ja väljas. Kuna homme me ei tea, mida oodata ja talv on olnud ainult mingi nädal, siis lähevad need. Et paneme need korralikud, paneme ette ja need, mis on natukene vähem korralikud, need paneme taha. We'll see how it works, sest kui talv tuleb nagu reaalselt jää, siis mul on veel ühed head refid selle jaoks. Ja oi kurat, kui te näete neid, siis see on ehmatatav. Need on päris suure naastuga ja see ei ole mingi pakinaast, see ei ole mingi race performance, see on tavaline ref, mida müüakse poes. Aga siis lähevad need. Vitalik läks diffrit keevitama, ma lähengi, vaatan, kuidas nad teevad seda, siis teen teile ka mõne kaadri. Seni, kuni Vitalik, siis Vitalik, kui sa keevitad diffrit, viskan rattad alla. Samas võiks teha prooviringi ka. Ja loomulikult on ju vaja testida, kas Michelinid ikka töötavad, nagu nad peaksid töötama ja kas amordid ikka töötavad. Nagu ikka vaata, et vahetad kojamehed ära, lähed ikka testid.
Kapoti panin kinni, nagu nägite, kõik on valmis, aga kõige tähtsam ei tegemata. Kohe ma näitan teile. H7 pirnid, Nightbreakerid. Mototron saatsin mulle sellised pirnid, Nightbreakerid. Proovime näiteks kui homme rajal, talvel läheb pimedaks jube varakult ja need on pluss 220% valgust ja lisa 150 meetrit. Proovime, katsetame, praegu on õues pime, paneme külge ja äkki saab ka kohe sõita, vaadata, sest minul ei pole üldse sidujad praegu. Ülla, tõesti näitavad paremini. Halogeenitud on küll enesest kiviaeg, aga Nightbreakerid päästavad. Ma lähen nüüd teen siin väikse kinnise territooriumi ringi, lihtsalt vaatan, kuidas maja seintel on ja kuidas teistel autodel on ja ma arvan, et siis tänaseks kõik. Ja see you tomorrow Kose pagirajal lähme. Siin, kus ma praegu olen, ei ole küll kott pime, aga ma arvan, et see on väga hästi näha, nagu, et nüüd see asi reaalselt töötab. Ma pole kunagi Nightbreakerit kasutanud. Mul on tuttavad olnud, kes on kasutanud Nightbreakerid ja nad on nagu maa ja ilm kiitnud neid, aga mina pole kunagi aru saanud. Aga nüüd tundub, et saan aru, kohe näitan teile. No võt, kuidagi nii, aga mul on ju LED-par ka. Let's go! Laupäev on käes, ülla. Trailerendi haagised minul, Vitalikul. Nüüd läheme tankima ja näeme juba pagirajal. Me oleme Kose pagirajal, nagu kuulete, siis keegi on ka taustal sõitmus juba. Siin on juba palju rahvast, kell on 11. Minu auto seal, Vitalik auto siin. Lihtsalt alustame, sõidame, naudime ja võib-olla filmi midagi juurde. Kui ei filmi, siis sorry!
pika ja üli. Seega vaatame nüüd, ma leidsin ühe street klassi poisi, sõidame selle street klassi poisiga. Sealt ta tuleb, kohe on näha, kohe on näha. Nii. Auto katki. Parandustööd käivad seal kuskil taga. Okei, tegelikult ei ole katki, ma tegin nalja. Tänaseks vist on sõidud läbi. Very interesting. Auto ei lähe üldse käima enam. Aitäh headele inimestele, kes viitsivad bokseerida. Ma ei tea, mis juhtus. Kõik on nagu korras, aga lambist auto ei taha enam käivitada. Nagu kohe üldse ei taha käivitada enam. Kõik tee on katki. Mehed kapoti all uurimas, mis toimub. Ei näha midagi. Ülla.
no ja ongi video lõpp käes. Kuidas teile meeldis, et pole ammu niimoodi talveradadel käinud, pole üldse vlogi olnud, üldse kuidagi see YouTube on nii tahaplaanile jäänud, elus toimub nii palju erinevaid asju, et kuidas teile meeldisid kaassõite kommentaarid siin video lõpus, et ma ei tea, kas ma peaks siukseid asju sisse jätma või mitte, minu jaoks tundus see naljakas ja siuke tore, aga kuidas teile? Lisaks ka see, et Vitaliku auto on ju see, mis maksis 136 €, reaalselt see 46 kompa maksis 136 €. Kui tahate mingit videot sellest, andke mulle kindlasti teada. Ja lisaks Mototron on ju, et seal ei ole ainult pirnid, mine külasta mototron.ee lehte ja vali endale sobivad tooted välja. On olemas ka sooduskood on descriptionis, saate endale soodsamalt, toredamalt ja ka tasuta saatmise. Lisaks ka see, et taga seisab üks auto on ju, X5, mis on natukene erilisem, sellepärast, et ta on Edition 10 Jahre, ehk siis mingi 10 aasta juubeli mudel, mingi vidinaid on nipet-näpet. Lisaks olete näinud, kes mind Instagramis jälgib, et on olemas ka Audi SQ5, et siuke asi. Kui tahate mingid siuksed videosi nende autode kohta ka, anna kindlasti teada, teeme, mul nagu aega on. Ja kindlasti trükipunkt, tassid, pusled, mis iganes, kleepsud, kirjuta mulle, teen ära. Aitäh, et sa vaatad seda videot, nagu ikka. Võtta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Instagramis, Facebookis, igal pool. Ja näeme juba varsti, ma loodan tõesti. Ciao!